Iga kuu kogeb enamik naisi hormonaalsete muutuste tõttu meeleolu kõikumisi, ärevust, väsimust ja valu. Seda põhjustab PMS ehk premenstruaalne sündroom ning seda esineb kuni 90% viljakas eas naistest. See tähendab, et see puudutab nii meie emasid, õdesid, partnereid ja kolleege. Aga mõne naise jaoks ei ole see lihtsalt igakuine ebamugavus. Sümptomid võivad olla suisa nii tugevad, et segavad tööd, suhteid ja igapäevast toimetulekut. Küsimus on, miks me seda terviseprobleemi päriselt ei mõista ja miks me sellest endiselt veel nii vähe räägime? Üks sellistest naistest, kelle elu hormoonide tõttu pea talumatuks on muutunud, on Liisa, kes kirjeldab oma elu nii. Kurnav seisund, mis ei saa kunagi otsa, mis on ära rikkunud mu karjäärivõimalused ja tekitab hirmu tuleviku ja mingite eesseisvate sündmuste ja suhete ja tervise pärast. Ehk siis ta on ikkagi üsna sellise negatiivse tulevikuvaatega, et ma tean, et ma pean sellega elama praktiliselt siis nagu lõpuni välja. Et mul ei ole nagu pääsu selle eest. Elamine pigem on selline ellujäämisrežiimil, ütleme siis nii. Liisal on diagnoositud premenstruaalne düsfooriline häire ehk PMDD. See on PMS-i raske vorm, mida esineb hinnanguliselt 3–8% naistest. Sellega kaasneb ka oluliselt suurenenud enesetapurisk. Kliiniline psühholoog Inga Grimberg ütleb, et Liisaga sarnaste hormoontundlikkusest tingitud äärmuslike vaimse tervise juhtumitega puutub ta sageli kokku. Need naisi on nii palju, Nad pöörduvad meeleolu äkiliste tsükliliste nagu probleemidega, nad pöörduvad, et tekivad järsku võib-olla et nagu väga ehmatavad olukorrad, kus neil ei ole jõudu, kus neil on kurnatustunne või tekivad tugev tung ennast vigastada. Ja kui mõelda, et sa oled töötav naine, sa oled võib-olla 3 lapse ema ja sul on kolleegid ja sul on igapäevane töö ja sa oled õhtul kodus ja sul on nii kehva olla, et sa mõtled suitsidaalseid mõtteid. Tekibki selline nagu tunne, et kaua ma jaksan veel niimoodi, et sa kukud kogu aeg sinna auku tagasi. Seda nii-öelda auku kukkumist põhjustab keha tundlikkus hormonaalsetele muutustele, mis toimuvad menstruaaltsükli jooksul. Menstruaaltsükkel kestab keskmiselt 1 kuu ja jaguneb lihtsustatult 2 pooleks. Esimesed 2 nädalat kuni ovulatsioonini tõuseb östrogeeni tase. Östrogeen on naissugu hormoon, mis mõjutab nii keha toimimist kui ka enesetunnet. Pärast ovulatsiooni hakkab östrogeeni tase järgmise 2 nädala jooksul langema ja just selles languse faasis võivadki paljudel naistel tekkida erinevad terviseprobleemid. Mille järgi saaksid tähele panema, et sinu sellised sümptomid on selgelt seotud sinu hormoonidega, sinu tsüklilisusega? Esimesed märgid olid teismeeas, kus ma tundsin, et mul on meeleolu langused tihtipeale ja nagu midagi on teistmoodi. Ma olin kodus teki all ja ma ei tahtnud mitte kuskile minna. Mul oli päris palju gynekoloogilisi probleeme elu jooksul, et ma olen käinud operatsioonidel päris palju. Esimene oli umbes 14-aastaselt, et sealt siis nagu progresseeruvalt hakkasid ka need sümptomid nagu hullemaks minema. Kui ma nägin iga kuu, et see lõppeb ära selle hetkega, kui mul hakkab menstruatsioon, siis ma mõtlesin, et et see on nagu kummaline, et depressioon ei tohiks niimoodi ära minna. Kui enamasti tunnevad naised hormoonide kõikumisest tingitud kehalisi ja vaimseid sümptomeid mõni päev kuni nädal enne menstruatsiooni algust, siis Liisa tunneb end hästi vaid sama palju päevi kuus. Ütleme selline ideaalne periood, kus ma võiks ennast võrrelda teiste inimestega, on nädal aega. Iga kuu on meil 4 nädalat. Sellest 4 nädalast ainult 1 tunned sa ennast võrdväärse normaalse inimesega. Ideaalselt, jah. Ja kõik need 3 nädalat ei ole sa sina päris ise? Jah, nii on. Kogu elu ikkagi saab mõjutatud sellest. Kui paljusid Eesti naisi sellised probleemid suuremal või vähemal määral puudutavad, selgus möödunud aastal avaldatud naiste terviseuuringust, mida viiakse läbi iga 10 aasta tagant. 87% naistest väitsid, et mingisuguseid kaebusi neil on menstratsiooni ajal on. 87%. Aga mis veel kurvastavam on see, et näiteks nendest 16–24-aastastest tüdrukutest siis või noortest naistest olid väga tihti sunnitud töölt, koolist või sotsiaalsetelt koosviibimistelt nad puuduma just nimelt menstratsiooniga seotud kaebuste tõttu. Kas see on sulle mingisuguseid takistusi või mingisuguseid probleeme tekitanud? Absoluutselt, ma arvan, et ma olen kogu oma elu sättinud selle ümber, kaasa arvatud oma töövaliku.
Ilmselt on see ka tekitanud mul suhteprobleeme ja nagu seda, et ma näiteks ka sõbrannadega ei kohtu sellel ajal, kui ma tunnen ennast kehvasti, et ma pigem hoian omaette. Ja sageli nad tulevad ka psühholoogi juurde selle kaebusega, et nad ühel hetkel lihtsalt ei kontrolli oma toimimist. See võib olla mõne naise jaoks katastroofiline aeg ja väga palju aitab teda see, kui ta teab, et probleem ei ole temas või tema psüühikas, vaid et probleem on tema bioloogias ja neid naisi on, kes tiirlevad selles nõiaringis. Aga miks siis paljud naised ei tea, et nende kaebuste põhjus on bioloogias? See on olnud selline ajalooline andmelünk, see vaikus, mis on tegelikult naise tervise ümber olnud, algab juba väga ammu. Näiteks Hippokrates uskus, et kui menstratsioonid lõpevad, siis see emakas liigub hoopiski ajusse ja sealt tuleb see sõna hüsteeria, sest kreeka keeles on emakas hüsterus. Vooruseetika looja Aristoteles näiteks arvas, et naine on üldse üks suur viga, mis on sündinud. Toonased arusaamad kujundasid ka meditsiini arengut. Hästi pikalt ju saidki ainult mehed olla arstid ja see tõi kaasa ka selle, et siis nad peaasjalikult keskendusid ka meeste kehale. Nii kujunes mehe kehast norm ja naist võeti kui normist kõrvale kallet, mis ei vajanud eraldi uurimist. Meditsiiniõpikutes kõik need sümptomid, mida kirjeldati, on tegelikult meeste sümptomid. Ja naistel on need erinevad ja ka haiguste kulg, eks ole, sümptomaatika kulg. Et kui ma küsin sinu käest, milline on selline klassikaline infarkti sümptom, siis mis sa ütleksid? No räägitakse ikka seda, et vasak käsi hakkab valutama, et hakkavad pihta sellised surinad siin südamepiirkonnas. See, mis sa kirjeldasid, on selline klassikaline avaldumine meestele, aga naistel on infarkti esimeseks tunnuseks tihti hoopis selline ebamäärane tunne kuskil siin rinnaku piirkonnas, võib-olla seda aetakse segamini mingisuguste kõrvetiste ja seedevaevustega ja seetõttu siis näiteks infarkti korral naistel võib siis selline kiire sekkumine natukene viibida. Samuti ei mõisteta veel ka seda, miks näiteks autoimmuunhaigused või migreen just naistel sagedamini esinevad. Ka ei teame valdava osa ravimite puhul, kuidas neid just naistele sobivad ja toimivad, sest viljakas eas naisi ravimiuuringutesse enamasti ei kaasata. Siis osutus naine väga keerukaks uurimisobjektiks selle tõttu, et tal on sellised hormonaalsed muutused ja need leiavad aset lausa 1 kuu jooksul. Ja kui raske on siis tegelikult neid muutusi interpreteerida. Nii et väga suur osa meie praegustest teadmistest ravimi toime ja kõrvaltoimete kohta pärinevad siis hoopis meestel või siis menopausi järgses vanuses naistel tehtud uuringutest. Seetõttu kogevad naised ka ravimite kõrvaltoimed kuni 75% sagedamini kui mehed. Põhjuseks on erinev hormoonide tase, keharasvaprotsent, ainevahetus ja ensüümide aktiivsus maksas. Igasugused ravimid tekitavad kõrvaltoimeid ja mina need reeglina saan. Ravimiuuringutest on naisi kõrvale jäetud ka kartusega, et uued ravimikandidaadid võivad kahjustada nii naise viljakust kui ka loodet, juhul kui naine uuringu ajal rasedaks jääb. Praegu, kui te võtate lahti ükskõik missuguse ravimi info, siis enamasti on seal kiri, et rasedatel seda keegi uurinud ei ole. Nagu rasedad ei võikski haiged olla ja nagu nad ei võikski tegelikult mingisuguseid ravimeid tarvitada. Ajalooliselt mehe keskseks kujunenud teadus on jätnud naiste tervise tahaplaanile. Selle ilmeka näitena võib tuua PMS ja erektsioonihäirete uuringud. Kuigi PMS puudutab ligi 90% naistest, on seda uuritud 5 korda vähem kui erektsioonihäireid, mis mõjutab hinnanguliselt 19% meestest. Naiste tervise alauurituse tõttu on aga hormonaalsetest eripäradest tingitud probleemide mehhanismid endiselt ebaselged ning ravivõimalused piiratud. Ja kui me vaatame ikkagi, kes meil poliitikat teevad, kes rahastavad, siis need on läbi aegade olnud ju ikkagi mehed ja seetõttu on see kindlasti ka niimoodi välja kukkunud, eks ju. Naiste tervise spetsiifiliste uuringute rahastamiseks kulutatakse keskmiselt 1-2-3% kogu teadusrahastusest, kuigi naised, eks ju, on pool kogu maailma populatsioonist. Kuna naiste tervise eripärade uurimine ei ole olnud prioriteet, on teadmatust siiani palju. Alles nüüd hakatakse mõistma, et hormoontundlikkus võib mõjutada naiste tervist märksa laiemalt kui vaid günekoloogilised probleemid. Teadus viitab üha enam sellele, et see võib olla seotud ka teiste seisunditega.
kõige rohkem on ikkagi seotud aktiivsuse tähelepanuhäire või vähemalt need statistilised numbrid räägivad ikkagi aktiivsus tähelepanuhäire poole. mul on 2 diagnoosi tegelikult, teine on siis ATH. Kas me naiste ATH puhul räägime ikkagi sellest, et see on läbi põimunud hormonaaltsükli eripäradega? Räägime küll, jah. Sest ei ole üldse varem räägitud? Ei ole jah, sest meil on vähe uuringuid. Et nüüd on perimenopausis naised on need, kellel kõige sagedamini praegu ADHD üldse diagnoositakse. Tänu sellele, et need naised on selleks ajaks ise ka omaenda nii-öelda keha ja meeleolusid paremini osanud tundma õppida ja kaardistada seda kõike. Ja nende poole räägivad ka somaatilised kaasuvad haigused, mis on kehalised haigused, näiteks polütsüstiliste munasarjade sündroom, endometrioos on sagedasemad ATH naistel kui ütleme siis normpopulatsiooni naistel. Kuid menstruatsiooni ja hormoontundlikkusega seotud probleemid on siiani ümbritsetud vaikuse ja arusaamatusega. Kõige selle taga on nagu selline menstruatsiooni müstifitseerimine, nagu see oleks midagi, mida kõik naised peaksid ilmtingimata kogema ja kui sellel on seotud mingid probleemid, siis andke andeks, see kuulub selle naiseks olemise juurde, eks ole. Kuigi viimastel aastakümnetel on naiste tervise eripärasid rohkem uurima hakatud, ei kao ajalooline teadmiste puudus üleöö. Teadlane Triin Laisk võib seda pilti oluliselt muuta. Ta sai Euroopa Teadusnõukogult ligi 2 miljonit eurot, et just naiste hormoontundlikkust uurida. Mis teeb minu uuringu unikaalseks, on esiteks see, et ma tahan seda vaadata kui spektrit, mis katab siis kogu naise elukaare, alates puberteedist kuni menopausini. Ja meie oma uuringus tahame siis kokku panna geeniandmed ja terviseandmed, mis siis võimaldab meil seda hästi mitmetasandiliselt uurida. Üks minu uuringu plusspooli või mis võimaldas mul seda rahastust saada, oligi just see, et hindajate arvates on teema väga oluline ja väga ajakohane, et praegu on väga hea aeg uurida naiste hormoontervist. Kas sa oled kohtanud ka seda, et inimesed väga ei mõista, mis sinuga toimub? Pigem küll, jah. Teadlikkust Eestis just on vähe. Kui millestki ei räägita ja inimesed ei saa aru, mis see on, eks ole, siis see takistab ka abi küsimist. No see lihtsalt ongi see, et meil ei ole nagu teadmisi. Me oleme nagu nii haavatavad. Ma loodan, et see meie tehtav teadustöö tegelikult aitab vähendada ka seda, et naistele, kui neil on mingisugune päris probleem, öeldakse, et sul on mingid hormoonid või et sul on paha tuju sellepärast, et sul on kohe päevad algamas. Et me natukene muudame seda konteksti ja seeläbi ka mehed leiavad endas võib-olla selle jõu ja tarkuse naisi paremini mõista ja mitte pisendada nende muresid lihtsalt hormoonide tõttu. Kuigi naisi on läbi aegade peetud salapärasteks, siis see lugu kinnitab üht olulist tõsiasja. Pool inimkonnast elab kehas, mida teadus ei ole piisavalt uurinud. Kuna naised ise on hakanud oma kogemuse põhjal paremini mõistma, kuidas hormoonid nende heaolu mõjutavad, levib ka sotsiaalmeedias üha rohkem sisu, mis püüab neid probleeme selgitada ja lahendusi pakkuda. Aga siin tuleb olla ettevaatlik, sest suur osa sellest infost võib põhineda ebateadusel. Seetõttu on usaldusväärsed teadusuuringud ja teadlikkus sellest teemast muutumas olulisemaks kui kunagi varem.